Eesti geenivaramu avas täna Tartus oma uue laborikompleksi. See võimaldab juba septembrikuus käivitada 3 aastat ettevalmistatud geenivaramu pilootprojekti. Laborikompleksi avamisel nimetas Eesti geenivaramu nõukogu esimees Toomas Filosius seda geenivaramu tehniliseks südameks. Organisatsiooniline ja propagandatöö hakkab läbi saama, nüüd on võimalus hakata ka tegelikult geeniandmeid koguma. Selles maas eraldatakse vereproovidest, mis geenitoonorilt perearstide juures võetakse, eraldatakse DNA ja vereplasma ja kontrollitakse tema kvaliteeti, et ta on niisugune, nagu ta peab olema, ja hoitakse teda siin nii kaua, kui ta läheb siis edasiseks analüüsiks, geenikaardi tegemiseks ja teiste uurimisprojektide jaoks. Pilootprojekt, millega juba lähemal ajal alustatakse, on tegelikult nagu suure mudeli testimine väiksemas mastaabis, järgides kõiki välja töötanud nõudeid. Ja see ilmab 3 Eesti maakonda, Tartumaad, Saaremaad ja Lääne-Virumaad. Nii et kokku plaanime me kaasata umbes 100 verearsti ja meie ootus on, et me saaksime andmebaasi 10 000 geenitoonori andmed. Esialgu aga testitakse vähemalt nädala jooksul laborisüsteemi ja tehnoloogialahendusi. Ja me jätkame nüüd otseühendusega Tartusse, kus kaamera ees on geenivaramu projekti algataja professor Andres Metspalu. Tere õhtust, professor Metspalu. Tere õhtust. No, nagu juba selles eelnevas videoloos öeldud, 3 aastat tagasi toodi see projekt avalikkuse ette, nüüd jõuti nii-öelda praktilise pooleni. Kas 3 aastat on niisuguse projekti puhul lühike või pikk aeg? Ma arvan, et see on suhteliselt lühike aeg. Oleks võinud kauem minna? Suurematel maadel võtab see kindlasti rohkem aega ja ma arvan, et oleks asjaolud olnud kehvemad, oleks ka siin läinud kauem. Ma ütleks, et parlament võttis vastu seaduse ikkagi väga ruttu. Kas te ei leia, et see on natukene paradoksaalne, et sellises, no ütleme, suhteliselt vaeses riigis, nagu seda Eesti on, arenevad sellised asjad, sellised novaatorlikud projektid märksa kiiremini ja märksa tempokamalt ja huvilisi on rohkem kui rikkas näiteks Euroopas, Lääne-Euroopas? Ega kui idee on hea, siis asjad liiguvad ruttu. Kui hea idee on halb, siis ükskõik kui palju raha panna, ikkagi on halb idee. Te olete öelnud, et alguses oli kahtlejaid ja pessimiste palju. Kas nüüd, kui 3 aastat on möödas ja asi läheb nii-öelda praktiliseks päris elu peale, kas kahtlejaid on vähemaks jäänud? Tundub küll, täna oli geenivaramu avamisel üle 200 inimese. Need on ikkagi kõik need, kes on juba geenivaramu sõbrad. Ja mulle tundub, et rahvas võtab suhteliselt rahulikult asja ja avaliku arvamuse uurimise tulemused näitavad, et suhtutakse suhteliselt mõistvalt. Te olete ka ühes oma pressile antud intervjuus öelnud, et rahastamine on praegu, selle projekti rahastamine on keerulisem, sellepärast, et maailma majanduse olukord on niisugune, nagu ta on teatud põhjustel. Kas te ei karda, et see rahajuga võib ka ühel hetkel kokku kuivada? Tähendab, hetkel on pilootprojekt rahastatud täies ulatuses. Eelarve on üle 40 miljoni krooni ja see raha on täna pangas olemas, nii et pilootprojektiga muret pole. Täna töötame juba selle nimel, et põhiprojekti jaoks raha saada ja kuna tegemist on ikkagi erainvesteeringutega, siis on selge, et see nõuab rohkem tööd, aga nüüd, kus juba laborikompleks on käivitunud ja reaalselt inimesed külastavad perearsti alates järgmisest nädalast, ma arvan, et on palju lihtsam veenda investoreid, et projekt õnnestub. See teie projekt on läinud nii-öelda massidesse ja see annab ka sellise põhjuse võib-olla muretsemiseks eeskätt nagu turvalisuse seisukohast. Mis te selle kohta ütlete? Ma ütlen, et teist nii turvalist projekti Eestis ei ole, sealhulgas ka nagu pangas, ma arvan, et raha ei ole nii turvaliselt kaetud. Ma ütleks, et näiteks geenitoonori nõusoleku paberid, kus on tema allkiri, veab Tartusse sularahakeskus sama süsteemi ja füüsilise turvega, nagu veetakse sularaha. Ma arvan, et see peaks veenma ka kõige suuremaid kahtlejaid. Ja lõpetuseks, professor Metspalu, ennustame natuke, millal siis hakatakse igale haigele määrama ainult temale tarvis minevat ravimit? Tähendab, siin on natukene võib-olla vale arusaamine. Me tahaksime niimoodi ikkagi saavutada, sellise olukorra saavutada, kus praegusel hetkel on võib-olla 5 ravimit ja 5 haigete gruppi, et need omavahel saaksid paika niisugust aega, kus igale üksikule inimesele segatakse tema niinimetatud individuaalne ravim apteegis kokku. No selle peale me täna ei mõtle, aga me mõtleme selle peale, et iga
õige ravim, mis täna juba apteegis müüakse, leiaks ka selle patsiendi, kellel ta aitab, aga täna on see probleem, et suhteliselt võimatu on tegelikult määrata reaalses elus, milline ravim kellegile sobib ja see on küll üks asi, mis mille geenivaramu võib tegelikult ära aidata teha. Aitäh, Andres Metspalu, professor Metspalu Tartusse.